Asun Kappelikülast teele Schattenmühle suunas. Nagu näha, märgid on muutunud pisut. Need on siis lombpunase ja valgega. Ja teekond läheb esiotsa sinna. Looduskaitseala Võtašluht. Kes siin matkab, see lubavad endale sadu miljoneid aastaid rännakut läbi maa ajaloo. Lähme siis. Nüüd tuleb siit alla väiksele teele pöörata. Ja siin on ka hoiatus kallile matkalisele, et ettevaatust. Teerada looduskaitsealal võib ohtlik olla. No, vaatame. Höllohfelsen. Paistab mingi päris järsk kukkumine, kui siit lendaks. Tõepoolest, ettevaatust. Ja õnnestus meil siis mööda kitsukest tada pidi siia alla jõe äärde ronida. Ja rada läheb edasi mööda jõe äärt. Vaatekoht. Ka selline võib Saksamaa loodus olla. Ja nimi on siis Rechenfelsen. Recheni kivid. Ja siit ülevalt alla on vaade selline. Ning siin selle koha peal ühinevad Kutahi ja Haslahi jõgi üheks Kutahi jõeks. Stallegertanne. Siin me peaksime siis nägema mingisugust puud, mille kõrgus on 52 meetrit ja mille ümbermõõt on 4,52 meetrit ning vanus umbes 280 aastat. Ja ringi vaadates tundub, et ainus on siukene see kuivanud puusid, mis üles läheb. See. Kas tõesti tal on nii suur ümbermõõt? No mine ei tea, äkki ongi. Samas, siin on teine enuspuu ka. Ma isegi ütleksin, et see on kõrgem. Ehkki ümbermõõdult vist pisut väiksem siis. Ja vanuselt ilmselt noorem. Mis tegelased need siia puude külge on tehtud? Aga rada paistab olema üllatavalt populaarne. Vastu on tulnud ikka suured rahvamassid, üksikud ja kaksikud ja terved grupid ja koertega ja kuidas iganes. Ning see seal eemal peaks olema Schattenmühle külaliste maja. Seal on veel mingisugune punkt, kus kõik oma teed näikse alustavad. Kutahi jõgi on üsna laisi. Pole ka ime, 2 jõge said ju kokku. Ent minu teekond läheb edasi siit. Müllveeg Bondorf. Bondorfi on tarvis minna. Ja on ka sihukestes kohtades ronimist. Kohati üsna kitsuke ääreke. No okei, siis ei tea, kas siit kohast tasub jalgu nüüd hoida puhtana või lihtsalt panna läbi. Ma proovin vähemalt. Peaaegu õnnestus puhtalt läbi saada, üks sokiseus sai mudaseks. No mis seal ikka, eks pääseb ära siis hotellis ja tont teab, mis teed siin edaspidigi tuleb. Kivironimist, aga ei saa pikalt filmida.
inimesed juba tagant tulevad, tahavad mööda saada. Aga nüüd ma siis saan teada, kust ma läbi tulin. Lottenbach-Klamm. Okei. Ja siin on ka suur parkimisplats. See seletab, miks nii palju rahvast nii kõrvalisel väjakesel näiliselt. Ei puudu ka tänaselt teekonnalt ilusad vaated. Ja olengi sisenemas Bonndorfi. Parajasti lööb kirikukell keskpäeva. See peaks nüüd olema Bonndorfi peatänav. Ja minu ülesanne on siit kõigepealt üles leida ATM. Sest eilse hotelli eest tuli tasuda sularahas ja igaks juhuks peab ühe öövaru ikka olema raha. Ja vähemasti Google Maps ütleb, et üks ATM siin peaks ka leiduma või isegi 2. No näe, isegi parem. Terve Sparkasse kontor isegi. Ja sealt sees sain oma rahakesed ka kätte. Järgmine ülesanne on otsida toidupoodi. 2 Aldi leidmine osutus lihtsaks ülesandeks. Nüüd tuleb vaadata, kas mul õnnestub hotelli sisse registreerida. Ametlik registreerumisaeg pidi algama kell 4, saatsin neile küsimuse, et pole midagi vastanud. Siis ma vaatan, kas seal on kedagi kohal. Kui ei ole, silm on ilus ja tulen välja pikniku pidama. Nojah, suletud kella 4-ni. Nojah, mis siis ikka? No nii, käisin ringi ümber maja ja leidsin kellegi inimese ja ikkagist sain varem tuppa. No, väga tore.